Ja tere tulemast Most Ärikooli järjekordsele livele ja mis võiks olla lahedam, kui rääkida värskelt lõpetanuga, kes on Liis Tambra, tegeleb fotograafiaga ja loodetavasti jõuab ta küllaltki varsti ka ja kohe ta jõuabki. Kohe jõudnasti ekraanile, me hakkame ekraani jagama ja temaga rääkima Most Ärikoolist, õpingutest ja sellest, millega Liis tegeleb igapäevaselt. Jaa, tere Erki! Suurepärane. Ma pean sulle komplimendi tegema, su Outlook on lihtsalt vapustav. Oh, ma tänan, rõõm kuulda, aitäh! Ja, Liisiga seob meid see, et Liis õppis Most Ärikoolis vist umbes 2 või 3 nädalat tagasi oli lõpueksam. Liis andis eksamit ja mina võtsin vastu. Liis jäi silma vähemalt mulle erakordselt hea visuaalse keelega, et see on üks asi, mida me ka õpetame, et kuidas pildistada, mida pildistada. No see ilmselt loeng oli selline, kus Liis oleks võinud ise selle loengu anda, eks. Vähemalt ma arvan. Aga no, mind ilmselt natukene teavad, et kes inimesed on vaadanud, et ma umbes 1,5 aastat olen siin laivides olnud, et ma ei hakka ennast väga palju nagu taaskord taba liputama ja tutvustama. Aga võib-olla räägi sina natukene oma tööst ja karjäärist, sest ega mina ei tea nagu väga palju rohkem kui seda, mida ma kuulsin eksamil, et sa oled fotograaf, et sa tulid õppima selleks, et paremini turundada ennast fotograafina. Ma natukene nagu tean, et sul on veel mingisugune palgatöö või päevatöö ka, mis ei vaja ilmselt turundamist. Aga räägi mõne sõnaga võib-olla endast, et äkki kõik ei tea sind. Jaa, et tere ka kõigile minu poolt, et no võib-olla karjääri mõttes siis oma hariduse ma olen omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis juba aastaid tagasi, siis nüüd on ta TalTech ja olen ka oma erialaselt nii-öelda töötanud mitmeid aastaid. Kuid siis 2008. aasta lõpus ma hakkasin rohkem huvi tundma fotograafia vastu ja otsustasin siis osaleda mitmetel koolitustel nii siin Eestis meil kohapeal kui ka online koolitustel internetis ja kuidagi ise endalegi ootamatult sellisest hobist kasvas välja töö mingi aja jooksul ning järgnevad 10 aastat ma siis töötasingi ainult fotograafina. Ja siis aga nagu ikka elus, et kui tunned mingi hetk, et oled võib-olla piisavalt kaua jäänud ühele kohale paigale püsima, siis tundsin, et võib-olla oleks taas aeg natuke oma teadmisi uuendada ja värskendada ja tahtsin lihtsalt ka võib-olla kogeda taas sellist tiimitunnet selles mõttes, et töötada koos teistega, kuna fotograafi töö võib olla üsna üksik, kuigi kohtub paljude inimestega, aga ütleme selline igapäevane, mis on seal behind the scenes fotograafi töös, siis otsustasin tagasi minna kontoritööle ning samuti 2 aastat tagasi uuesti kooli ja praegu näengi kurja vaeva siin oma lõputöö kirjutamisega, aga see pole üldse oluline. Ja siis siin ma siis olen. Et üritan oma elu jagada nii foto, kooli kui ka siis nii-öelda päevatöö vahel, et aga ütleme ausalt, et minu suurem osa ikkagi ja kire saab ikkagi fotograafia, et see on midagi, mis on jäänud püsima viimased 14 aastat ja ma kindlasti usun, et see ka jätkub edaspidi. Väga lahe. Fotograafia lai valdkond, eks ole, et ma pildistab autosid ja Remo Savisaar pildistab loodust, eks ole, aga mida pildistab Liis Tambra? Ja, et täitsa alguses, kui ma alustasin, siis suuremas osas minu piltidele jäid siis pered ja need kõige pisemad ehk siis vastsündinud, et neid ma pildistasin täitsa 4-5 aastat järjest siin oma pisikeses stuudios ja kuidagi, ütleme, see oli see suurem osa, mis hõlmas mu pildistamist, kuid 3-4 aastat tagasi isegi võib-olla 5 aastat tagasi, kuidagi see sujuvalt läks nagu üle see, et ma neid pisikesi beebisid päris enam nii tihti ei pildista, et ütleme, suuremas osas on siiski jäänud pulmad, erinevad üritused ning loomulikult minu armsad püsikliendid, kes läbi aastate on suure rõõmuga minu juurde ikkagi tee leidnud, et mul on selle üle väga-väga hea meel, et need on jäänud, et see on nii raju, et sa, kuidas ma ütlen, et sa fotograafina alustasid beebidest, siis mulle tundub nagu
et sihuke raskusskaalal 1-100, et sa panid kõigepealt nagu 100 peale. Selles mõttes beebi on nagu 3 lapse isana ma võin öelda, et ega siis beebi ei kuula, et kuule, et ole hea, et keera nüüd natuke külili ja pane nüüd käsi siin, ma ei tea, pea alla ja naerata ja ole üldse rõõsa ja roosa ja rahulik, et tema teeb täpselt nii, nagu tal on. Ja no täpselt, et ega tegelikult, kui päris aus olla, siis ütleme ausalt, need pisikesed beebid ongi, ütleme, nad annavad ka kõige rohkem rõõmu, sest nad on ju loomulikult väga armsakesed, aga selline žanrine valdkond kindlasti nagu selleks on vaja väga palju sellist, palju aega ja palju sellist, kuidas öelda, kannatlikkust, et saada need head pildid kätte, et kui ma toon lihtsalt näiteks, kui üks peresessioon võib võtta tund aega, siis selle pisikese beebisessioon vabalt 3-4 tundi, ma isegi rekord vist 5,5 tundi kunagi pildistasin ühte beebikest, kes oli seal 10-päevane, et võib-olla ka see sai võib-olla minu osas nagu määravaks, et ma soovisin võib-olla nagu leida ka muudeks tegevusteks aega, et siis see beebikesed jäid mul natuke nagu tahaplaanile. No selge, ega siis, kuidas ma ütlen, et minu jaoks tundubki nagu, et beebi pildistamine on see nagu, ühelt poolt võiks olla kindel, et kasside, koerte ja beebide pildid lähevad alati peale. Aga erinevalt kassidest ja koertest võib beebiga tund aega järjest nagu nutta, kui tal on mingid gaasid või mõni muu häda, sa ei saa nagu kokku leppida, et 2-3 on sinu aeg ja kõik see muu. Aga kui me nüüd tagasi ütleme, fotograafia, ma pean tunnistama, et on ka minu selline salajane kirg. Väga huvitav. Mis sul meid pildistada? No selles mõttes vaata, et ma ei teeni sellega raha, eks ole, ja mul on palju nagu suurem vabadus sellele tõttu pildistada, et päris palju ma katsun nagu, kui ma kuskil ringi liigun ma looduses, eks ole, või kuskil linnakeskkonnas, aga päris sagedasti looduses, et minu jaoks loodus on kuidagi esiteks südamelähedane ja vaata, eks meil kõigil on nagu mingi viis, kuidas me välja lülitame või kuidas me laeme. Ja seal sageli on nagu selliseid hindamatult ilusaid olukordi, mida me püüame jäädvustada, et ma arvan, et umbes 10 olukorrast üks on see, mis või isegi äkki võib-olla 50 olukorrast üks on see, mis leiab kuskile Instagrami või Facebooki oma raja, eks. Aga minu taust on ka Eesti Kunstiakadeemia, et võib-olla sealt see visuaalväljenduse vajadus on jäänud sisse, eks. Et selles mõttes, kuidas ma ütlen, et kui ma seda eksamit vastu võtsin, siis sinu visuaalne külg oli äärmiselt nauditav, aga sellel on ka põhjus, et see ongi sinu nagu töö, on jah? Aga et kui me jõuame nagu selle koolituse poole tagasi nagu läbi selle eksami ja kõige muu, et siis, et mis oli nagu võib-olla sinu selline ootus või et me kõik läheme ju koolitusele mingisuguse soovi või ootusega, et mitte lihtsalt aega veetma või et kelle kihvt on arve maksta, aga me ju tegelikult ootame, et ma lähen sinna koolitusele sellepärast, et ja siis tuleb mingisugune, et mis meil siis täpselt nagu võib-olla tahame saavutada või mis on meie ootused, kuhu me tahame nagu koolituse lõpuks jõuda, et esiteks, et mida sa nagu ootasid ja kas see ootus sai täidetud? Ja, et ma mäletan, kui ma oma nagu fotograafia selle Facebooki lehe tegin, siis Facebookil siis need, ütleme, reklaamid ja kõik see sisu ja kõik see nagu inimeste jõudmine hoopis teistsuguse, ilmselt kas või algoritmiga võib nii öelda, et kuidagi paar aastat või 3-4 aastat tagasi Facebook muutis ka oma süsteemi, et kuidas inimesteni jõuda ja ma tundsin, et ma ei läinud nagu selle uuendusega kaasa, et ma olin jäänud nagu kinni omasse sellesse 10 aasta tagusesse turunduse faasi, ja ma nägin, et tegelikult väga vähesed minu postitused ja pildid jõuavad inimesteni, kuigi justkui nagu lehel ju fänne ka oleks, et ma tundsin reaalselt seda nagu muutust, see, mis oli enne ja mis oli pärast seda, kui see uuendus tuli. Ning ma soovisin leida mingisugused variandid, et kuidas ma siis saaksin nagu inimeste jõuda ja kuidas ma saaksin ennast paremini turundada, sest tegelikult see taust mul täiesti puudub, et enne seda ma olin ise kuidagi hakkama saamas valdkonnas, mis tegelikult ei olnud üldsegi minu tugevuseks. Ja ma lihtsalt
guugeldasin erinevaid variante ja hakkasin vaatama internetis ringi ja kohe mul tuli ette Most Ärikool mitmetel lehtedel ja sattusin lugema ka teie arvustusi ja siis mul oli kohe äratundmine selles mõttes, et kui ma kodulehele läksin ja leidsin, et mis see programm endast kujutab, mis see koolitus endast sisaldab, mis aineid ja mis teemasid seal nagu läbitakse, siis ei olnud küsimustki, et sinna tulla. Vaata kui lahe, eks ole, et sa lugesid arvustusi ja täna oled sa üks suur meil. Sisuliselt, eks. Aga kas oli nagu, kuidas ma ütlen, et esiteks olid sa ju digiturunduse juht, et mitte ainult sotsiaalmeedia, aga Google'i reklaamid ja robotite ehitamine, teksti kirjutamine, seal on veel palju asju, mida sa kõik õppisid. Aga et täna, kui koolitusest on juba mõni nädal möödas, et võib-olla on nagu saanud natukene settida ja selgineda ka, et see lõpp läheb tempokaks, eks. Sellist, mida sa saad nagu öelda, et see asi tegi minu jaoks selle koolituse toimivaks või mida sa oled nagu päriselt kasutusele võtta, millest on sul kasu olnud? Ja, et mis minu jaoks oli nagu selline väga suur nagu ahaa-moment oli see, et ma tegelikult ei teadnud, kui palju erinevaid võimalusi reaalselt on ennast turundada, mis iganes siis valdkonnas ja mis sotsiaalvõrgustikus. Ja kui enne, ütleme, kui ma näiteks mingisuguse reklaami või postituse panin Facebooki või Instasse ja võimendasin seda, siis ma tegelikult ma ei teadnud, mis see mulle nagu, mis selle tulem oli, et ma küll nägin, et võib-olla seal on nii mitu laiki või nii mitu inimest nägi seda, aga ma ei teadnud tegelikult, et sisuliselt, mida see tähendab, et seal taga ei olnud nagu konteksti, et selles mõttes läbi selle koolituse, mis me läbisime kõik need etapid, et see aitas mul nagu mõista ja näha, et mida ma kõik selle teabega võin teha ja mis see mulle annab ja ma saan seda analüüsida ja läbi selle ma saan siis teha siis vastavalt plaane ning strateegiliselt paika panna edasised sammud, et see oli nagu väga suur pluss, et reaalselt aitas mul nüüd hakata aru saama, et mis tegelikult kõik selle taga on, et kui kas ei vaadatagi Facebooki siis lehte näiteks, et reklaami tulemusi ja kuidas reklaam on õnnestunud näiteks. Teisisõna, kuidas ma ütlen, et kui sa ütlesid, et sa varem boostisid poste, eks sa, viisakalt öeldes on see nagu hea usu printsiibil, eks. Jah, täpselt. Paneme siia mingi, ma ei tea, 10 eurot või 20 eurot ja vaatame, mis juhtub. Eesmärki nagu ka ei ole, eks. Postitus jõuab küll rohkemate inimesteni, aga kuna eesmärk puudub, siis üldiselt puudub ka tulemus. Täpselt. Ja mul olid nagu mingisugused andmed, aga ma ei teadnud nagu, mida ma nende andmetega peale hakkan, et mida ma nendest siis nüüd lugema välja peaks või mis ma siis nendega teen, et see oli see koht, mis mul nagu puudus ja see on see, mida ma nagu sain sellelt koolilt ja see oligi tegelikult üks minu ootusi, et ma tahtsin nagu mõista ka seda, et mis nagu toimub tegelikult selle taga, et kuidas ma saaksin nagu läbi nende andmete ma saan ju siis ka muuta oma tegevust vastavalt sellele, mis hetkel siis toimub ja mida inimesed vajavad, mida mina vajan ja mis jääb vajaka, kus võiks midagi parandada. Et see on kõik see, mis aitab nagu neid andmeid analüüsides siis, milleni ma jõuan lõpuks. See on nii lahe kuulata, kuidas ma ütlen, et hämarast toast oled sa justkui valguse kätte tulnud, on ju? Ei, täitsa võib öelda, ja et sa oled nagu, turunduse tegelikult ju, üks külg on see, et sa lood säravaid tekste ja visuaale ja kõike muud sellist, mis on nagu ilus vaadata, mis on väga oluline. Ja teine pool on see analüütiline pool, eks ole, et kui seda nagu ei ole, siis ilma, et me seaks endale eesmärki, siis me tõenäoliselt ei oska valida ka teekondadega kohale jõuda. Aga kas ma nagu võin selle niimoodi lühidalt kokku võtta, et sisuliselt see, mida sa tegid, oli, sa hakkasid eesmärke seadma ja teadlikult tegema reklaame, et see on see, mis on nagu sinu turunduse juures muutunud, et kas sa kasutad ainult sotsiaalmeedia ja metareklaame või sa oled Google'isse ka teadlikumalt suhtunud? Kuna ma võin nüüd ausalt öelda, et üks asi, mis ma olen praegu valmis teinud, on see, et mulle väga meeldis, et seal koolis anti kaasa nagu ka, ütleme, soovitused ja plaanid, et kuidas sa võiksid nagu järjepidevalt olla pildis ja kuidas sa võiksid olla läbi selle efektiivne. Ma olen valmis saanud selle nii-öelda põhiplaani, mis ma hakkaksin tegema, et ma ei ole veel jõudnud seda nagu reaalsusesse panna, sest et
võttis natuke aega, et teha nagu ka nagu pikemaid plaane, mida ma enne kusjuures ei teinud, ma ei mõelnud nagu kaugemale. Aga praegu näiteks on kasvõi tehtud reaalselt, mõtlen plaani, et noh, postitused ja pildid ja ütleme siuke strateegilises mõttes, et mis see võiks olla see kaugem plaan, kuhu ma tahan jõuda ja siis läbi selle siis panna need väiksed sammud paika, nii et tegelikult on mul juba selles Google'i dashboard'is on juba valmis, aga ootab lihtsalt avaldamist. See on nii äge. See on ka üks asi, mida koolis õpib, et teeb muidu kipub kõik minema väga niimoodi, noh, kuidas ma ütlen, niisuguse mugavasse äraharjunud rööpasse, et see, mis tuleb kõige paremini välja, siis kõik asjad näevad ühtemoodi, eks. See mugavustsoon ongi selline, ütleme, selline väga ohtlik asi, et see on ka põhjus, miks ma praegu otsustasin kohe töösse panna need, sellepärast, et kui nüüd ei tee, siis võib ka ikkagi lõpuks, ma ei tea, läheb see, noh, selles mõttes tuleb tegutseda, et kui juba kooli tulla, siis on ka selle mõttega, et ikkagi need teadmised ja nõuanded töösse panna. Kusjuures ma muidugi ei tea, et sa saad ümber lükata või kinnitada, aga ilmselt on suvi ka kõige pulmafotograafi jaoks kõige töisem aeg. Ilm ju loodetavasti on ilus ja päris palju saab õues teha ja kõik need ägedad pildid, eks ole, mida suur pikk plaan ja avar ruum võimaldavad. See on väga hea hetk nüüd katsetada ja siis sügisel mõõta, et kas see suvi oli töisem või ei olnud, sest lõpuks ikkagi tahaks ju lugeda seda raha, mis kas jõudis arvele või ei jõudnud. Kusjuures ma ise ootan ka huviga seda, et kui saaks nagu võrrelda just seda, et kas midagi on muutunud, see, mis oli enne ja see siis näiteks võib-olla kui aasta lõpus võtta nagu kokkuvõtted ja vaadata, et mis siis tegelikult on muutunud, et ma ise väga-väga huviga ootan seda. Ma küsin niipidi ka, et koolituse järel, eks ole, üks asi on see, et me omandame hästi palju teadmisi, aga meile kõigile ju meeldib vahest natukene oma teadmisi ka edasi anda, eks ole. Et kas sul on kolleege või sõpru, keda sa oled aidanud või öelnud, et oot, et ma tegelikult tean, kuidas need asjad käivad, et las ma natuke räägin sulle? Ja kui ma nüüd täitsa ausalt ütlen, siis ma olen natukene koolituse käigus juba, ma läksin sneak peekima, piiluma nagu oma sõprade või kolleegide kodulehti ja Instagramme, et just selle mõttega, et näha, et kuidas nendel see sisu on üles loodud, aga selles nii palju ma olen teinud, et ma olen lihtsalt oma emale natukene aidanud teha natuke selliseid postitusi tema väiksele üritusele, aga ma ei tunne ennast selles veel nii väga kindlalt, aga ma usun, et liigun õiges suunas, et igal juhul väga põnev teekond on. No selles mõttes, eks ole, et Mostari koolis me usume, et kaldal ujuma ei õpi, et ainult läbi praktika tuleb see kogemus ja kindlasti teadmine ja mida rohkem praktikat, seda rohkem on ka kuidas ma ütlen, seda harjumust või kindlustunnet, eks ole. Aga ma küsin niipidi, et kas nagu sul võib-olla on mingid tagasisidet klientidelt või kolleegidelt, et sul on liikunud paremuse suunas, sest sinu koolitus oli ikkagi pea 6 kuud pikk, koolituse käigus ei saa mitte midagi teha, aga osad ülesanded olid su enda projekti ehk sinu enda liitfotograafi kohta. Et kas on nagu mingisugust sellist nagu tagasisidet tulnud, et sul on nii lahedaks läinud või et on keegi on märganud, et on mingi muutus tulnud ja äkki sa isegi oskad täna juba öelda, et et muu hulgas on tegelikult ka rohkem kliente näiteks. Ja, et selles mõttes mulle üks hea kolleeg küll kirjutas, et Liis, et mis nagu juhtunud, et sa oled nagu palju aktiivsemaks muutunud, et ma olen ise teadlikult üritanud püsida rohkem, kuidas siis öelda, aktiivsem, sest et mingi hetk tõesti, nagu ma enne mainisin, ka see mugavustsoon on see, et võib juhtuda, et võib-olla 2 üldse midagi ei postita, et ma olen seda kindlasti üritanud nüüd vältida, et ma olen olnud pinnal ja tegelikult seda on aru saada, et kui sa oled aktiivsem, siis on ka rohkem päringuid, et inimesed rohkem kirjutavad ja ka ütleme vanad kliendid, kes pole võib-olla paar aastat käinud, on võtnud uuesti ühendust, et võib-olla see ongi jõudnud siis nendeni, et kui ma olen nii-öelda eetris, et aga näed, et võib-olla alateadlikult kas, et pole ammu pildistamas käinud, et võib-olla kirjutaks või helistaks. Et seda ma küll olen tegelikult tundnud, et see on selline positiivne muutus kindlasti.
oled sa ka muutnud midagi, noh, ma küsin niipidi, et midagi muutnud oma senises formaadis, eks ole, et mitte võib-olla ainult postitanud noh, sündmusi ja valmis töid fotograafina, aga läinud kuskile võib-olla hoopis maailma, mida sa seni ei ole teinud, et näiteks teinud mõne laivi või teinud behind the scenes nagu, sest no oleme ausad, tegelikult on päris mõnus vaadata neid siuksi, kuidas asjad kaadri taga käib või mingisuguseid noh, õpetusi või oled sa näiteks kasutama Reels'e või midagi muutnud ja teinud story'des või? Kuna minu enda fotograafiale on lisaks ka pisikene teine kõrvalala minu fotoboksis, siis ma tegelikult olen seal reaalselt rakendanudki seda, et taaskord ma ütlen, see vajab nagu harjumist, aga kui hakata seda tegema, siis järjest rohkem tunned ennast selles enesekindlamalt, et ma olen pannud behind the scenes pilte ning ja meeldiv on näha, kui inimesed on hakanud ka tagima, et see taaskord annab sellist kindlust ja nagu positiivset tagasisidet, et midagi võib-olla tehakse siis õigesti, et see läheb nagu nii-öelda liikvele, aga ma olen sellest aru saanud, et nagu ka koolis õpetati, et tuleb olla aktiivne ise, tuleb julgelt tegutseda siis ja olla pildis, siis asjad liiguvad. Jah, sest kui midagi üldse skriptidele meeldib, siis meeldib neile regulaarsus. Kui keegi on vahepeal 3 kuud pildist ära, siis üldiselt natukene nagu ära unustama selle peale. Ei saa sellele vanale rasvale ka ainult lootma jääda, eks ju. Aga kui me korra tuleme tagasi selle teema juurde, et kuidas sa leidsid koolitaja, siis sa ütlesid nagu, et Mostist tuli review'sid ja Google'ist sinu jaoks välja. Nagu ainukene põhjus või kas sa üldse võrdasid teiste koolitajatega või ta läks niimoodi, et noh, Most tuli Google'ist välja, vaatasin, et review'd on nagu kredibiilsed, eks ole, sinu jaoks ja et sisu on selge ja hind on vastuvõetav, et davai go või sa vaatasid ka muid alternatiive, et mis see nagu otsustamisprotsess või kuidas see käis sinu jaoks? Minu jaoks nagu otsustavaks pigem ikkagi ka see sisuline pool, et mis teie kodulehel oli kirjas, et mulle väga meeldis, kui põhjalikult oli kõik välja toodud ja selgelt, et selles osas ma ütlen, et ei olnud nagu kahtlust ja mulle väga-väga meeldis just see, et kuigi nüüd ma vist ruttan nagu ette, eks, et kogu see koolitus oli tegelikult vägagi praktiline, mis selles osas pani nagu väga palju ka proovile ja pidi ennast väga palju pingutama, aga tegelikult see tulemus on kindlasti seda väärt ning selline mugavustsoonist väljaastumine kindlasti on edasiviiv jõud, ja mulle väga just meeldiski see, et oli väga palju sellist õpilaste tagasisidet ja noh, reaalselt, kus nad on kirjutanud, et mis nad sealt said, et see kindlasti on väga oluline. No see ongi oluline, eks, et me oleme kõik, kuidas ma ütlen, sellised sotsiaalsed loomakesed, tahavad kindlustunnet ja noh, kui üksi sõber või tuttav ei ole sulle otseselt midagi soovitanud, siis me usaldame põhivõõraid inimesi. Ja noh, e-poest ostu puhul on ju samamoodi, et kui sama asja müüb mitu erinevat e-poodi, muidugi hind määrab midagi. Aga noh, kuskil Amazonis või Alis, kus on paljud müüjad koos, mis töötavad nagu kaubamaja põhimõttel, et siis meid ju tegelikult huvitab see, et kas see jõuab kohale, kui kiirelt see tuleb, kas see on terve, kas see asi, mida me ostame, vastab ootustele ja nii edasi, et me tegelikult päris palju usaldame tagasisidet ja seda ka koolituse käigus. Me tegelikult loeme, mida teised nagu on öelnud. Et ega see tagasiside on meil täitsa teadlikult seal üleval. No vot, see toimib väga hästi. Selles osas ma muidugi, kuidas ma ütlen, et see on nagu palsam mulle hingele, kui sa ütled, et sisud on hästi põhjalikult kirjutatud. Et seal on muidugi teatud nõudeid, et kontrollitakse kodulehti ja nende sisusid. Ja seal on omad nõuded ees, et kuidas peab kirjutama, aga ka neid nõudeid võib väga erinevalt täita. Et võib kirjutada nii, et inimene saab aru ja võib kirjutada lihtsalt ühe pika igava kantseliidi. Ja kui me ise nagu õpetame kirjutama, siis me proovime ka kirjutada nii, et oleks aru saada, et me oskame seda.
ma ei tea, kas ma võin sellise kommentaari ütelda, et ma tegelikult täitsa huviga nagu vaatasin, et see, mida nagu, kui meil oli see üks loeng oli, kus oligi just see tekstide kirjutamine ja ütleme, selline ülesehitus, siis ma täitsa huvi pärast nagu hakkasin, kui näitasin ka, jälgisin oma sõprade või kolleegide kodulehti ja ka Mostilehti, et ongi reaalselt, ongi nagu need põhitõed seal olemas, et see oli nagu väga huvitav, et polegi kunagi nagu sellise pilguga vaadanud. Aga kui sa vaatad nagu natukese teise nurga, et siis tekib hoopis teine perspektiiv ja selles mõttes väga lahe. See ongi minu meelest põrgulikult lahe nagu. Tekst on ju samamoodi, eks ole, et nagu visuaal on eneseväljendus, on tekst ka eneseväljendus. Samamoodi, see on küll nii paha skaala, aga ilus kole on ju, tekst on ka umbes, et see oli hea või halb tekst. Et selle sama asja kohta, mõne teksti kohta ütled, täiesti uskumatu, et ma ei suutnud üle 10 rea lugeda, et nii jupp. Ja teist teksti lased krabina A4 läbi ja jumala eest ette, et nii mõnus on, on ju. No täpselt. Aga kui me tuleme korra tagasi nagu selle kooli ja sinu kogemuse ja kõige selle poole, et kui sa vaatad nagu oma koolitusele või sellele õppeteele tagasi, sul on ta värske, eks ole, et mul on alati püüdnud nagu seda teha, et need lõpetajad ei oleks nagu väga ammu lõpetanud, et ei mälestused ära. Et mis nagu võiks olla, ütleme, jälle siuke 3 nõuannet, et ärme väga palju anna, sest me ei jää see meelde ja ainult üks võib-olla, siis pärast mõtled ise, et tegelikult oli ikka seal palju olulisemaid asju, et 3 on siuke mõnus optimaalne number, on ju. Et mis võiks olla niisugused 3 nõuannet, et koolituse ja koolitaja valikule? No kindlasti esimene nõuanne minu enda seisukohalt oleks see, et üldse mõelda, et mis sa nagu tahaksid, et mis sul oleks, mis on see, mis sul nagu hetkel on nagu vaja sinu ettevõtluse või ütleme mõistes, et mida sa tahaksid saada, siis läbi selle sa hakkad nagu endale välja sõeluma nii-öelda võimalikke ja vajalikke siis koolitusi. Ja kindlasti minu jaoks oli ka väga oluline see, et mis formaadis see koolitus on. Et kuna ilmselgelt paljudel inimestel on ikkagi kiired ajad, inimesed käivad tööl, siis väga hästi sobis see, et see koolitus oli väga heal ajal ja ta oli just nagu online'i vormis ning ta oli selline väga, kuidas öelda siis, selline tempokas ja sisukas, et ei olnudki võimalust selles mõttes loorberitele jääma istuma, et pidi kogu aeg nagu tegutsema ja kindlasti soovitus on see, et võib-olla vaadata ka neid koolitajaid, kes seal on, et tutvuda nende eelnevate töödega ja tegevustega, et valdkondadega, kus nad tegutsevad ja mis nad teevad, et kindlasti väga palju on neilt õppida ja väga huvitav on ja ma ei oskagi veel rohkem nõuandeid anda. Tegelikult sa andsid need nõuanded ilmselt ära juba, tee endale selgeks, mida sa tahad õppida, siis vali, kes seda koolitab. Vaata, et su koolituse ajad oleks ikka päevakavasse ühenduvad ja mis see 3. oli? Ma ei mäleta. Tuleb meelde. Aga peale seda, kui sa ütlesid, et koolituse ajad ja vorm ja kõik sobiks, et midagi sa rääkisid tühi sellest. Ei tule praegu üldse meelde. Ei ole hullu, meil on olemas salvestus, seal kindlasti on ka see 3. nõuanne. Jaa. Et see on tõsi, et Most ärikool väga palju praktikat ehk kaldal ei õpita, peale igat loengut on praktiline väike töökene. Mõni on lühem, mõni on pikem, mõni on põhjalikum, mõni on lihtsam, mõni on keerulisem. Aga kui kõik on praktikas läbi tehtud, siis elu näitab, et päriselt jääb ka meelde, et see ihas mälu on oluline. Minu meelest oli hästi lahe see, et oli väga palju erinevaid nagu esinejaid, kes meile koolitajad, kes tuli, et iga kord oli erinev ja erinevas valdkonnas, et see kindlasti hoidis seda väga nagu värskena ja põnevana, et iga kord oli tõesti väga põnev tundi tulla ja kuulata oma valdkonna spetsialiste ja inimesi, kes on tõesti väga tugevad selles, mis nad teevad ja just, et väga vabalt ja jagavad oma teadmisi ja oskusi, et see oli nagu väga, väga huvitav.
kusjuures, eks ole, me tegelikult mõtlesime, et mis oli see 3. nõuanne, see oligi täpselt see, et valige. jah, Ja just. koolis ei ole ühtegi lektorit, kes tegeleks ainult õppega, nad kõik tegelevad selle osaga, mida nad õpetavad oma igapäevaseks tööks. Kes siis oma õppena, kes palgatööna, kes iga Google'i reklaame, kes päriselt teeb sotsiaalmeedias, kes kirjutab tekste ja kes on fotograaf ja õpetab siis fotograafi pildistama. No just, see oligi selles mõttes väga põnev, et sa kuulasidki nagu reaalselt otse praktikuid, et ei olnud lihtsalt selline, ütleme, mingi kuiv teooria, vaid inimene reaalselt, kes ongi, tegeleb ja kohe hands-on, et see on selline väga selline, mis läks nagu täppi, mis mulle väga meeldis, et see, mida ma ootasin, et ka praegu, ütleme näiteks, kui koolis käia, siis pigem alati kuulad huviga inimest, kes reaalselt nagu töötabki või tegelebki selles valdkonnas, et sa saadki talt otse küsida selliseid praktilisi küsimusi ja nõuandeid ja nad saavad sulle vastata ja rääkida nii, nagu asjad on. Aga ma vaatan kella ja me tegelikult see aeg, mis ma sinult broneerisin, on vägagi otsakorral. On jah. Aeg läheb kiiresti. Aeg läheb kiiresti, eks ole, et kui siin võib-olla vahest on natukene kõhtlus, et kas see pool tundi ikka tuleb täis või kas suudabki üle veerand tunni üldse midagi rääkida, tegelikult kiiresti. Ma oleks võinud jääda veel rääkimagi sellest fotograafiast ja mis sa seal pildistad metsas, aga see võib jääda hilisemaks siis. Ja võib mõned eraldi laivi teha, kus pildistama. Miks mitte, et see on ka hea mõte. Tõmbaks siinkohal natukene pidurit, tõmbaks otsi kokku, tegelikult kokku lepitud sisu me oleme ära rääkinud. Kutsuksin Most Ärikooli kursustele registreeruma, vaadake digiturundusjuhi ja sotsiaalmeedia spetsialisti kursuseid. Minu prognoos on küll, et need on 2 asja, mis ei kao mitte kuhugi ja vaadates turundajate keskmist palka, siis üldiselt on ta natukene üle Eesti keskmise. Et võimalusi on kodus töötamiseks või mitmes kohas töötamiseks või teise maakonda või kas või teise riiki töötamiseks, et kes tahab teha karjäärihüppe, siis see on võimalik. Üks meie, kuidas ma siis ütlen, et muuhulgas Most Ärikool kuulub Eesti koolitusfirmade liitu ja liidu juhatuse tasemelt tuli nii lahe nagu kokkuvõte, et mis see Most on. Et kui me olime nagu ära seletanud, mis me oleme, siis ilmselt te olete ju nagu karjäärihüppelaud inimeste jaoks. Et see mul hakkas nii meeldima, et ma olen seda kasutanud. Aga sa saad ka teha üleskutse siinkohal. Mina ei tea, kuidas sinu juurde aega saab kirja panna, aga... Ja ma väga tänan siia kutsumast ja ma kindlasti omalt poolt alati kannustan ja innustan inimesi minema õppima, võtma koolitusi ükskõik mis eluetapis või faasis, et kunagi ei ole hilja ja minu juurde saab broneerida aja, kui helistate, kirjutate, et ootan rõõmuga. Kus sind leiab? Facebook ja... Ja, mind leiab Facebookis Liis Tamra fotograafi ja siinsamas ka Instagramis Liis Tamra fotograafi ja koduleht on hetkel uuendamisel, mis tuleb, kus just täpselt sellest koolitusest ma sain indu ja see andis mulle tõuke, et muuta just nimelt oma tekstid, oma sisu natukene. Nii et õige pea on valmimas ka minu uus koduleht, nii et siis saate ka sealt käia ringi tutvumas. Üli cool. Aitäh sulle, aitäh kõigile vaatajale. Ja, suur tänu sulle ja kõigile. Ja kohtume koolis. Ja, ciao.